Tere! Vaatate Bigbanki majanduskooli järjekordset videot. Mina olen Raul Eamets ja täna räägime tööpuudusest. Kes on töötu? Kas igaüks, kes ei tööta, võib ennast töötuks lugeda? Paraku nii lihtne see ei ole. Tööturu vaates võib kõik inimesed jagada kahte suurde kategooriasse. Tööeas olevad inimesed ning lapsed ja eakad inimesed. Tööeas on inimesed, kes on vanuses 15 eluaastat kuni pensioniiga. Pensioniiga on meil ajas muutuv, aga ütleme, et see on praegu 65 eluaastat. Tööeas olevad inimesed omakorda saab jagada kolme kategooriasse. Kõigepealt hõivatud inimesed, need, kes käivad tööl või hetkel ajutiselt ei tööta, näiteks haiguse tõttu. Hõivatud inimesed on kas palgatöötajad või ettevõtjad. Ettevõtja on tööturu kontekstis väga lai mõiste. Siia alla käivad kõik, kes ise endale palka maksavad, alates väiketalunikust või vabakutselisest kirjanikust ja lõpetades Bolti omanikega, kelle ettevõtetes töötab tuhandeid inimesi. Teise grupi moodustavad töötud. Töötud on inimesed, kes suudaks tööd teha, ehk nende tervis lubab seda tööd teha ja tahaksid tööd teha, aga neil ei ole tööd. Töötamise soov väljendub selles, et nad otsivad aktiivselt tööd. Käivad töötukassas konsultatsioonis, loevad sotsiaalmeedia töökuulutusi, uurivad tuttavate töötamise võimaluste kohta. Ilmselt neid otsimise vorme on veel. Kui inimene ei tööta ja ei otsi tööd, siis on ta tööturu mõistes mitteaktiivne. Mitteaktiivsed on näiteks 15 aasta vanused noored, kes alles õpivad koolis. Või näiteks ema, kes beebiga koju jääb. Kuigi jah, kui väikese lapsi on rohkem kui üks, siis sageli nõuab see rohkem pingutamist ja rabelemist kui rahulikult kuskil kontoris arvuti taga istumine. Nii et kolm kategooriat on hõivatud, töötud ja mitteaktiivsed. Töötud ja hõivatud kokku moodustavad tööjõu. Need on inimesed, kes on tööturu mõistes aktiivsed. Seega mitte kõik inimesed, kes ei tööta, on automaatselt töötud. Tööpuudust mõõdetakse sellise mõõdikuga nagu töötuse määr. Töötuse määr näitab töötute suhet tööjõudu. Järgmine suur küsimus on, kas töötuse määr võib olla 0, ehk mitte keegi ei otsi tööd. Sellist varianti on isegi teoorias väga keeruline ette kujutada, sest alati on keegi, kes parasjagu liigub kolme tööturu kategooria vahel. Näiteks koolilõpetaja otsib tööd, ehk ta on liikumas mitteaktiivsusest töötuks. Kedagi vallandatakse ja ta hakkab uuesti tööd otsima. Liigutakse hõivest töötusesse. Inimene liigub ühelt töökohalt teisele, kas ettevõtte sees või ettevõttest välja. Erinevaid tööotsimise variante võib olla väga palju. Sellist tööpuudust, kus inimene liigub näiteks ühelt töökohalt teisele ja samal ajal otsib tööd, nimetatakse siirde tööpuuduseks. Inimesed ikka vahetavad töökohta või liiguvad erinevate ametite vahel. Siirde töötus ei ole probleem. See on osa tavapärasest inimeste liikumisest tööturul. Probleemne on struktuurne tööpuudus. Struktuurne töötus on tööpuudus, kus meil on teatavate oskustega inimesed, kes otsivad tööd, aga vaja oleks teistsuguste oskustega inimesi. Näiteks Kohtla-Järvel oleks vaja meil eesti keelt oskavaid õpetajaid. Aga meil on palju endiseid kaevureid, kes täna enam rakendust ei leia. On ka selge, et kaevuri ümberkoolitamine õpetajaks on väga keeruline, sest õpetajaamet nõuab spetsiifilist kõrgemat haridust ja arvestama peab ka sellega, et suur osa kaevureid riigikeelt ei räägi. Struktuurse tööpuudusega tuleb riigil aktiivselt tegeleda. Selleks pakutakse võimalusi inimestel ümber õppida, aidatakse kolida piirkonda, kus nad leiaksid erialast tööd ja neid meetmeid on veel. Kokkuvõttes, tööpuudus on ühiskonnas probleem ja töötus sõltub muude tingimuste kõrval ka sellest, kuidas majandusel üldiselt läheb. Majanduslanguse ajal tööpuudus tavaliselt kasvab ja kiire majanduskasvu ajal pigem väheneb. Päris 0 tööpuudust kunagi viia ei saa, sest mingi liikumine tööturul ikka toimub. Seetõttu on teatud tööpuudus ühiskonnas paratamatu, nii nagu on paratamatu ka teatav mõõdukas inflatsioon.